Huumorisõbrad võisid täna ja ma loodan, et ka mõnel järgmisel päeval külastada Tallinna linnakohut, kus algas siis protsess riigivara riisuja, nagu ma saan aru, või vähemalt süüdistatava Anna-Maria Kalojanni üle ja ma arvan, et mitte ainult huumorisõbrad, vaid ka need, keda jätta ükskõikseks naise ilu ja ma arvan, et oleks vaba aega, oleks pensionär näiteks. Ma tean, et pensionäridel sageli on selline komme käia kohtuprotsessi kuulama, siis täitsa isegi võib-olla läheks, ma tahaks kuulata, kuidas Anna-Maria Kalojan kohtu teeb, ma ei ole süüdi. Pensionärid käivad kohtuprotsessi kuulamas ja käivad hea meelega ka matustel. Ma ei ole seda raha võttud. Riivo Sinijärv võttis selle raha, mina ei ole seda raha puutunud. No sa nüüd tegid Kalojani häält rahva rõõmuks üle hulga aja, mida on meilt ammu palutud, eks ole. Kuidas teie nimi on? Kohta on Anna-Maria Kalojan. Kui vana te olete? 42. Ja peaks vahepeal tegema kohtuniku häält hoopis teistmoodi. Et praegu sa tegid kohtuniku häält ka Kalojani häälega. Kui vana te olete? 42. Ta ei ole 42. No vabandust. On noor, kena neiu. Ma ei avaldaks seda oma 42 on ta võib-olla siis, kui ta vangist välja saab. Ma ei avaldaks oma vadust, kui võimalik. Kas te võtsite selle raha? Ei, ma ei ole seda raha võtnud, selle raha võttis Riivo Sinijärv. No jah, see on tõesti huvitav sündmus praegu siis Eesti kohtupraktikas, aga